Politsei- ja Piirivalveamet viis teisipäeval Lõuna-Eestis läbi ulatusliku kriisiõppuse, mille üheks episoodiks oli Põlva kultuurikeskuse ruumides puhkenud pantvangidraama. Legendi järgi sisenes ennelõunasel tunnil kultuuri- ja huvikeskusse armukade mees, kes võttis pantvange ning välja kostus ka tulistamist. Tegemist on suurema õppusega, mis on regionaalsel tasandil, kus haaratud on siis Põlva, Jõgeva ja Tartu maakonnad ja Põlva on saanud endale ülesandeks siis viia läbi osaõppus, kus käsitletakse äkkrünnakut. Ja selleks me siin kõik nüüd valmis oleme. Mis siin siis, milline draama siis lahti rullub? Et proovime suht elulise olukorra luua, kus vallavalitsuse ruumides vallavalitsuse töötaja enda elukaaslane armukadeduse hoos siis kasutab erinevaid relvi ja ohus on inimeste elud ja tervised. Läheb verevalamiseks? Jah, õppuse stsenaariumi järgi läheb verevalamiseks ja siis proovime nende jõududega, mis Lõuna-prefektuuri regioonis olemas on, siis selle olukorra siin lahendada ja siin tuleb kaasa arvata ka need olukorrad, mis on siis Tartus ja Jõgeval lahendamiseks. Mõlemad on teadvusel. 3 naist on. 3 naist haavatud siis? Jah, ühel on jalalu murd ja 2 on tulistatud. Kuulihaavad. Kus nad osuvad? Teise korruse korrusel. Tegemist oli Lõuna-Eesti regionaalse kriisiõppusega, mille käigus harjutati samaaegselt 6 erineva pääste- ja korrakaitsesündmuse lahendamist. Lisaks Põlva pantvangikriisile puhkes samal ajal tulekahju Tartu Ülikooli kliinikumis, Raatuse koolile tehti pommiähvardus, Peipsil juhtus laevaõnnetus ning Jõgevamaal Omedus leidis aset raske liiklusõnnetus, kus tuli lisaks läbi viia ka maastikuotsing. No millised jõud siia kaasatud siis on? Et eluliselt me saamegi kasutada siis kõigepealt omaenda operatiivjõudusid ehk patrulle, kes siis esmaolukorra peavad siis asjaolud selgeks tegema ja ära külmutama ja siis tulevad, nii nagu ka tavaelus, tulevad meil siis eriüksused, kes siis on õppinud lahendama siis selliseid olukordasid, kus siis tuleb inimese elud päästa ja kurjategija ohutuks teha. No kui tihti tuleb selliseid olukordi Põlva politseis ette? Õnneks on neid vähe ja viimane relvaga juhtum, kus meil tuli siis kasutada ka eriüksust, oli eelmine aasta. Ma kuulsin, aga ma ei tea, et